1980. aastate keskpaik kujunes kuuendikule planeedist otsustavaks ka seetõttu, et väga erinevad inimesed olid Nõukogude Liidu kõige erinevamates paikades langetanud otsuseid, millest laiem üldsus sai teada alles aastaid hiljem. Tänase saate peategelasteks on Tunne Kelam ja Viktor Suvorov. Nende meeste abiga püüame vastata küsimusele. Kuivõrd oli Nõukogude Liidus võimalik elada siiski ka teisiti? Veidi erinevalt sellest stiilist, mis Punase impeeriumi tavakodaniku elu iseloomustas. Neid mehi ühendab asjaolu, et juba 10 aastat varem, 1970. lõpul, sattusid nad Nõukogude Liidu julgeolekuorganite huviorbiiti. Viktor Suvorovi kodaniku nimega Vladimir Rezuni oli Nõukogude Liidu sõjaväe prokuratuur koguni 2 korral surma mõistnud. Tunne Kelamit aga jälitas KGB. Nende aegade meenutamist alustas Tunne oma emast, tema kodus valitsenud vaimsuse kirjeldamisest. Võib-olla minu kodu määras väga palju, kuna minu vanematel oli selge orientatsioon. Isa kuulis sõja ajal välisraadioid ja oskas inglise ja saksa ja soome keelt hästi. Nii et see niisuguse alternatiivsuse tunnetamine, et see olukord pole normaalne, see oli lapsepõlves sees. Ja ma mäletan, et minu võib-olla esimene poliitiline õppetund oli see, mida minu ema andis. See oli siis, kui Stalin veel elas. Ta oli haige ja valimiskast toodi koju. Ja muidugi nad eeldasid, et see kodanik on tänulik, et ta saab võimaluse hääletada ja pistab oma sedeli kasti. Selle asemel mu ema teatas, et valimised on meil salajased, võttis oma sedeli, läks kõrval tuppa, pani ukse kinni ja mina jutusin seal toas olema, tõmbas minu silme ees selle kandidaadi nime maha. Ja nagu tuleb alati rõhutada, et oli ainult üks nimekiri, ei olnud valida. Need olid hääletamised ja siis läks tagasi ja pani oma sedeli kasti. Hoolimata kuulujuttudest, et kõik sedelid on salaja märgistatud ja küll uuritakse välja, kes vastu hääletas. Aga see oli minule eeskuju ja ma ei ole kunagi oma elus andnud poolt häält, isegi nendel võltsitud valimistel kommunistliku partei kandidaatide poolt. Ja siis hakkas see kuidagi edasi minema, niisugune alternatiivsuse otsimine, kas ei saaks teisiti. Mis minu meelest on ju demokraatia põhiküsimus. Kogu olemasolu vältel tehti kommunistlikus impeeriumis suuri jõupingutusi, et näida demokraatliku riigina. Ka veel 1980. aastate lõpul Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressil tuli Balti saadikutel näha kurja vaeva, et murda kompartei võimumonopol. Gorbatšov kujutas ikkagi ette seda, ma ei tea, kui siiralt ta seda uskus, aga pole põhjust ka arvata, et ta seda ise ei uskunud, et tema on see mees, kes nüüd teeb selle ime ära, et ta nii-öelda muudab selle ühe partei süsteemi demokraatlikuks. Tema oli ikkagi ka selles samas just nagu parlamendisaalis kõigepealt parteijuht, ta ju juhatas ka seda kogu sellisena, nagu oli kombeks partei koosolekutel ja selle tõttu tema jaoks oli see tõepoolest, võiks öelda, väga terav hetk, sest ta oli ju kõikidele läänes rääkinud, kuidas tema on suur demokraat ja ta teeb demokraatlikke reforme, aga samas on täitsa selge, et igale demokraatlikult mõtlevale inimesele just see on testküsimus, kas ühe partei võim likvideeritakse või mitte. Liialdamata võib väita, et kommunistliku partei ülemvõimu likvideerimine Nõukogude Liidus algas Eesti rahvusliku sõltumatuse partei moodustamisega augustis 1988. Kompartei reageeris uue poliitilise jõu tekkimisele väga valuliselt. Miks ei soovinud kommunistid näha enda kõrval kedagi teist? Eeskätt seetõttu, et kompartei polnud mingi erakond, vaid pigem maafia või terroristide organisatsioonile sarnanev moodustis. Tegelikkuse varjamiseks tuli säilitada ainuvõim ja demonstreerida ühtekuuluvust rahvahulkadega. Nõukogude riigijuhtidele meeldis näidata, et massid neid toetavad. 2 korda aastas olid selleks demonstratsioonid. Tavaline inimene mõtles, ega see mul tüki küljest ära ei võtta, kui ma sealt läbi jalutan, mis ma oma südames mõtlen, on midagi teine. Ja lõpuks saabus tõetund,
kus ma ütlesin välja, et meil on meeleavalduste vabadus ja mina olen otsustanud mitte osa võtta. Millal see juhtus? Ma usun, see oli midagi 70ndate algul. Ja tegelikult midagi juhtunud. Sellepärast, et oli võimalik ja ma usun, see on väga tähtis kogemus minu jaoks ja ma usun paljude teiste jaoks. Oli võimalik elada teisiti, oli võimalik mitte osaleda otseselt nendes valedes või võimu toetamises. Ja see seadis sihi juba alternatiivse informatsiooni otsimisele. Ma just nagu loomupäraselt või instinktiivselt hakkasin õppima keeli. Mul oli see eelsoodumus. Ja nii ma õppisin üsna palju keeli, aga Soome raadio ja BBC inglisekeelsed saated said mulle koduraadioks. Ja nii ma BBC-d kuulates elasin kaasa Ungari revolutsioonile 56. aastal, mis jättis mulle kõigile vaatamata lootusrikka mulje. Sest arusaam, et oli võimalik peaaegu et kukutada sealne režiim, oli võimalik luua alternatiiv, oli võimalik teha otsus Varssavi paktist välja astuda. Ja see, et Nõukogude Liit pidi kasutama maksimaalseid vahendeid, äärmuslikke vahendeid, et kõik see maha suruda, see näitas, et see on ajutiseks nii, aga midagi järgnevat hakkab tulema. Umbes samal ajal 1970. aastate lõpul tundus ka Nõukogude Liidu sõjaväeluure ohvitserile Vladimir Rezunile üha enam, et tuleb hakata elama kuidagi teisiti. Ta oli Nõukogude Liidust väljaastumiseks sobivat hetke oodanud aastaid. Praha kevadele järgnenud 10 aastaga oli saabunud sisemine selgus, mis võimaldas astuda otsustava sammu just nüüd. Это было 10 июня 1978 года. Я работал в Женеве. Я был разведчиком Главного разведывательного управления ГРУ ГШ. И у меня была жена со мной и 2 детей. Вот, кстати, через 3 дня мы будем праздновать 35 лет совместной жизни. Это в современных условиях это уже рекорд. Согласитесь, не так много людей, как не часто бывает. Вот, у нас 2 детей, 2 внуков, пока 2 внуков. Вот, я разбудил свою Татьяночку ночью, говорю, вставай. Она говорит, что такое? Я говорю, вставай. Вот, 2 детей у нас было, сыну было 2 года, дочке было 6 лет, и мы сели в машину и уехали. Вот. Она ничего не понимает. Я говорю, стоп, обожди. Мы делаем дело. Мы должны это дело делать. Вот. Мы должны что-то делать против этого режима. Должен сказать, что не было такого, вот, что я вот взял и решил. Это как такое решение, человек может такое решение принимать раз в жизни, это как самоубийство. И человек может мечтать, думать о самоубийстве всю свою жизнь, но никогда не решиться. Есть последний шаг. Раз, ступил и все. И дальше уже нет возврата. Вот. То есть всю свою жизнь я считал, что что-то с нашим народом не так. Ведь смотрите, мы же не дураки. Мы не дураки. У нас богатейшая страна. Мы производим больше всех в мире золото. Не больше, на 2-м месте, на 3-м по золоту, по алмазам. Мы производим огромное количество газа, нефти. И сами у нас огромная страна, и люди же у нас не самые глупые. Мы можем запустить в космос первую собаку. Советская собака первая в космосе. Не американская, а советская собака. Вот. Первый человек в космосе, советский человек. Первая собака, первая женщина, все наши, родные, советские. Вот. Если вот играют в шахматы 2 человека, советский, не русский, армянско-советский, допустим, еврей, вот, или армянско какой-то, наши советские люди играют в шахматы лучше всех в мире. Но почему мы вот живем вот
так мы живем. Ну почему вот я приезжаю в Швейцарию, в этой Швейцарии мы жили, я работал 4 года, это центр шпионажа вообще всего мира, меня направили туда, потому что Женева – это столица международного шпионажа. Вот я смотрю, в Швейцарии у них им экспортировать нечего. Вот, они импортируют все, даже песок, у них нет песка. Вот они из Италии, они привозят песок, должны платить деньги за песок. И у них самое лучшее, самый высокий жизненный уровень в мире. Вот берешь, допустим, наши производят 1 000 000 тонн чугуна. Ну что толку от 1 000 000 тонн чугуна? Вот. А они берут вот там 10 грамм стали вот, и делают Rolex. И продают за $1000, допустим. То есть они вкладывают свой талант, свои мозги. А мы вот только вот силу физическую. Я пошел в армию, когда мне было 11 лет. Воронежское Суворовское военное училище. Это Министерство обороны, это уже армия, это уже алые погоны. С 11 лет я их носил, до 31. 20 лет в армии. Я пошел в армию за тем, чтобы защищать свою страну, свой народ от Гитлера, от тех, кто придет убивать моих людей. Вот зачем я пошел. А мне говорят, нет, стой, подожди. Вот соседняя Чехословакия, мы пойдем их освобождать. Ну, я прихожу их освобождать, а они не хотят освобождаться. Я говорю, ребят, вот мы вам свободу принесли. Они нас матюками. Niisuguseid mõttekäike esitas teile mees, kes kuulus kunagise Nõukogude Liidu kõige võimsama, kõige hoolikamalt salastatud luureorganisatsiooni vennaskonda. Kommunistliku impeeriumi sõjaväeluurel, lühendatud GRU, oli veerand sajandit tagasi üle maailma laiali saadetud ligemale 10 000 väga hea ettevalmistusega ohvitseri. Nad elasid ja tegutsesid kõikidel kontinentidel, nende käes oli külluses naftadollareid, neil olid treenitud ajud ja Vladimir Rezun polnud ainus, kes mõistis. Nõukogude Liit kukub kokku varem või hiljem. Sündmuste hilisem areng näitas, et nii ka läks. Vladimir Rezun ja tema mõttekaaslased olid lihtsalt ajast ees. Ajast ees olemise tunne on tuttav ka tunnekelamine. See oli ühel mai või juunikuu päeval aastal 75 esimene Helsingi konverents oli just kokku tulemas, kuhu pidi tulema ka Brežnev ja Ameerika president Ford. Ja ma tulin Pakari tänavalt üle kuulamiselt, ma vaatasin, et saba ei ole taga ja läksin oma sõbra korterisse Pärnu maanteel, kes vahendas põrandalused kontakte Soomega. Ja trükkisin seal öö läbi masinaga, valmistades ette üleskutset või kirja Helsingi konverentsist osavõtjatele selle teatega, et Nõukogude valitsusjuht kavatseb alla kirjutada esimest korda ajaloos inimõiguste tunnustamisele ja samal ajal pisut lõuna pool üle lahe, kui ta allkiri annab, jätkub Eestis massiline inimõiguste rikkumine ja inimeste jälitamine, vangistamine, ülekuulamine lihtsalt sellepärast, et nad oma loomulikku õigust, kodaniku õigust püüavad realiseerida. Ja kui ma selle kirja vastu hommikut lõpetasin, siis ma äkki tundsin, et ma olin saavutanud moraalse võidu, et ma olin neist ees ja ma mõtlesin, et major Anto Ots ja teised, nemad uurivad minu mineviku patte, aga mina olen juba ees, ma valmistan neile midagi muud ette. Ja see ajast ees olemise tunnetus oli võib-olla moraalselt kõige tähtsam. Viktor Suvorov on ka Eestis hästi tuntud ja mitme ümmarguseks loetud raamatu autor. Kodaniku nimega Vladimir Rezun hakkas tegelikkuse vastuolusid nägema ja tunnetama just 1968. aastal nõndanimetatud vabastusretka ajal Tšehhoslovakkiasse. Ta saabus Prahasse tanki komandörina. 21-aastasel noormehel olid tekkinud tõsised kahtlused Nõukogude Liidust kui riigist, mille peamiseks ülesandeks olevat olnud võidelda töörahva õnne eest. Juba siis sähvatas esmakordselt mõte, et selles riigis on midagi totaalselt valesti. Nii valesti, et oleks vist õigem põrutada oma vägeva tankiga otse läbi raudse eesriide.
А мне не повезло с той точки зрения, что мы входили из Прикарпатского военного округа. И стояли мы в деревнях. Мы входим в деревню, а там старики. И они в нас камнями не бросали. Мы остановились с танками, все стоим. Ну, подходят чехи к нам, вот, подходят там. И, Иван, выпить хочешь? Ну, конечно, хочу. Ну, господи, вопрос, странный вопрос. Ну, сливовицы там налили, там бичеровка там у них такая вот. Выпили, ну, еще хоть, ну, конечно, ну, а чего ж тут, ну, какой же русский не любит быстрой езды. Вот, наливаем, разлили, выпили там, ну, а пожрать там, ну, что? Ну, конечно, потому что мы приехали, нам пожрать нам завтра дадут, а сегодня-то мы, ну, там закусили, выпили, потом, когда уже так вот выпили, они так, Иван, ну какого хрена ты здесь делаешь? Мы ж тебя сюда не звали. И вот большинству моих друзей этот вопрос, да, так, ну, задали. А вот я этого не мог. Вот если бы я тогда, в 68 году, имел возможность уйти или от страха, или вот от вот этого ужасного чувства, я не знаю, как его, это страх перед самим собой. Что я здесь, сволочь, что я здесь делаю? Зачем я пришел сюда? Меня сюда не просили. Я пришел их освобождать от их богатства. По сравнению с нами, у них домики все беленькие, крыши красненькие, чистенько все. А у нас же хаты там из глины смазанные. Ну зачем я сюда пришел? Мне стыдно. Вот от стыда я был красный, как вот у меня звездочка красная, и я сам такой вот красный был, ходил вот по этой Чехословакии. Вот. Не знаю, может, сливовицы я много выпил, но вот... Если бы у меня была возможность тогда бы уйти вот от стыда от своего, я бы ушел. Но граница была перекрыта десантниками. Вот. Ну, а десантники у нас дубовые. Вот такие вот ребята стоят. Не могли уйти. Вот. Ну, хоть и на танке, но далеко. Вот. Вот, поэтому я ушел только через 10 лет. Не в 68-м, а в 78-м году. Но я всегда задавал себе вопрос. Почему мы так живем по-свински? Почему весь мир нас... оказывается, мы пришли как освободители в Польшу, в Чехословакию, в Венгрию, в Болгарию, а нас не любят. Nõukogude Liidu agressiivsele välispoliitikale ja nõndanimetatud sotsialismileeri rajamisele, rahvaste orjastamisele ja tavakodanike paljaks röövimisele olid pannud aluse ka Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollid. 1980. aastate keskpaigaks oli 1939. aasta augustis sõlmitud salaprotokollide tühistamise nõue muutunud Eesti põrandaluse vabadusvõitluse üheks peamiseks eesmärgiks. Seesugune idee oli kujunenud ja küpsenud järk-järgult. Mõningal määral aitasid Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollide levimisele Eestis kaasa ka Praha kevadena tuntud sündmused. Ma arvan, esimest korda ma nägin, et salaprotokolli aastal 68, see oli Praha kevade aasta ja need avaldati Tšehhoslovakkia võiks öelda Tšehhoslovakkia Sirp ja Vasara taolises lehes Literarni listi. Ma oskasin poola keelt, ma tellisin Poola ajakirjandust, sest minu meelest Poola nädalaleht Poliitika oli kõige informatiivsem kogu kommunistlikus süsteemis. Ja üks minu sõber tellis seda Literarni listit. Ma nägin seda seal ja võtsin tšehhi-eesti sõnastiku kätte ja ma tõlkisin siis need salaprotokollid ära, mis olid seal avaldatud 68. aasta suvel ja trükkisin nad ümber ja siis nad läksid põrandaluselt käiku. 1979. aastal lõi laineid dokument, mida me täna nimetame peamiselt Balti apelliks. Ja see oli dokument, mis püüdis rahvusvahelisele üldsusele selgitada, mis oli Eestiga juhtunud 1939, 40, 41 ja kuidas oleks vaja Eesti rahva ja riigi taastamisega alustada. Nii et see oli omaette etapp meie vabadusvõitluses tol perioodil.
mis oli huvitav, rääkides praegu Euroopa Parlamendi liikmena, oli see, et ainus organisatsioon, kes vastas sellele, oli Euroopa Parlament. Tõsi küll, ligi 3 aastat hiljem, aga jaanuarist 1983 Euroopa Parlament Otto von Habsburgi algatusel võttis vastu resolutsiooni, mis toetas seda kirja ja tunnistas 3 Balti rahva õigust iseseisvusele. Ka selle resolutsiooni saamislugu on huvitav, sest tehti esimene katse ja ega muidugi väga palju vastukajas ega Euroopa Parlamendis ei leidnud, olid ju teised tähtsamad asjad, mida ma näen praegugi. Aga me võlgneme selle eest võib-olla tänu sellele totalitaarse süsteemi juhtide arusaamale, et isegi niisugused väikesed asjad on neile ohtlikud. Sest totalitaarse süsteemi probleemiks on alati, nad tahavad olla täiuslikud. Nad tahavad omada täiuslikku kontrolli kõige üle, ka oma alamate üle. Ja see on nagu sinedaks poleeritud klaveripind, kui sa sinna ühe kriimu tõmbad, siis hakkab see kohe paistma, lausa kisendama, mis tavalises vabas ühiskonnas üldse tähelepanu ei ärataks. Ja see sama Balti appell ja teadmine, et Euroopa Parlamendis valmistatakse mingit resolutsiooni, tegi suurt muret seltsimees Brežnevile. Kui ta kohtus Prantsuse presidendi Giscard d'Estaing'iga, seda jutlustas mulle üks Euroopa Parlamendi kõrgem ametnik, kes on siiamaani tööl, siis palus ta Giscard d'Estaing'i eriliselt, et see avaldaks mõju, et too resolutsioon võetakse Euroopa Parlamendi käibest maha. Ja Prantsuse president, ma ei tea vastutada selle jutu eest muidugi. Võib-olla Giscard d'Estaing eitab seda täna, aga vähemalt niisugune see jutt oli, et Prantsuse president helistas Euroopa Parlamendi presidendile, kes oli Prantsusmaalt, ja palus seda teha, mis ka juhtus. Kuid kuna Brežnev oli sekkunud Euroopa Parlamendi tegevusse, siis äratas see loomuliku demokraatliku instinkti, meid ei käsutata, meid ei mõjutata ja Otto von Habsburg seekord tuli välja sama asja uue variandiga ja viis sellega läbi. 1912. aastal sündinud Otto von Habsburg oli Austria-Ungari viimane kroonprints. 20 aastat oli ta Europarlamendi saadik Bayerist. Ta toetas aktiivselt Baltimaade ja teiste idabloki maade iseseisvumist ning nende saamist Euroopa Liidu liikmeks. Selleks ajaks, kui Europarlament 1983. aasta jaanuaris Otto von Habsburgi eestvedamisel Balti appelli üle hääletas, oli läänes raamatupoodidesse ilmunud juba mitu Viktor Suvorovi raamatut. Esimene neist oli Jäälõhkuja. Sellele järgnes Päev M ja teised, milles autor esitab peasüüdistuse Nõukogude Liitu juhtinud Stalinile, Hitleri võimuletoojale ja teise maailmasõja tegelikule vallapäästjale. Viktor Suvorovi raamatud muutusid kiiresti bestselleriteks. Esimest venekeelset väljaannet trükiti koguni 3 miljonit eksemplari. Mitmes raamatus avab Viktor Suvorov väga veenvalt Nõukogude Liidu tõelise olemuse. Faktid kinnitavad, et Nõukogude Liit oli kurjategijate poolt loodud kuritegelik režiim. Так вот, этот преступный режим, говорят нам, должен представить доказательства, что вот я преступник. Вот если он представит доказательства, тогда мы будем думать, преступник он или нет. Так вот, мы судьи, и мы не должны ждать момента, когда преступник сам признается. Мы обвинители, и мы обвиняем этот режим. Достаточно фактов. Ведь смотрите, вот нет документа, что существовали динозавры. Есть косточки, а документа нету. Не, ну правда, вот. И если мы ученые товарищи, мы скажем, а документ не найден. Вот динозавры не оставили документа, что они существуют. Косточки, пожалуйста, вот там. И окаменевшее дерьмо. А документа нету.
Так вот, вообще-то, мне один мой читатель направил такое письмо, он говорит, что нельзя этот режим изучать по законам обыкновенной науки. Здесь должен работать криминалист. Кремленолог. Так же, как это криминальный режим, и мы, обвинители этого режима, мы должны искать улики так же, как ищет Шерлок Холмс. У него нет документа, а есть ворсинка на полу. И он по этой ворсинке доказывает, что вот это убийца. Виктор Суворов, вы были офицер советской армии, вы были офицер разведки, и в один день 1978 года вы решили приостановить эту жизнь, начинать новую жизнь. Да. Что случилось? Почему вы принимали такое неординарное решение? Ну, прежде всего, я должен сказать, что решение это было достаточно ординарным. Я считал, что коммунистическая власть рано или поздно она рухнет, я это понимал. И я вышел из состава Советского Союза. И должен сказать, что после этого весь советский народ последовал за мной. Я вышел из Советского Союза, вот, ну потом и Эстония за мной пошла, вот и Латвия, и Литва, и Россия, вот и Украина. Вот некоторые говорят, ты предатель, ты изменил присяги. Я тогда говорю, постойте, а кто у нас, покажите мне человека, который вот сохранил верность присяге. Вот, допустим, президент России Владимир Владимирович Путин, он принимал присягу до последнего дыхания, хранить верность советскому правительству, советскому народу. Он присяги изменил. Он такой же предатель, как и я. Тут разницы между нами нет, только я принимал это решение сознательно. Я считал, что это преступный режим, что против этого режима надо бороться. Нужно эту власть изменить. А чтобы ее изменить, нужно ей изменять этой власти. А Владимир Владимирович Путин, он принимал решения в толпе, когда вот толпа ринулась, да, вот мы уже больше. Так вот, весь советский народ оказался предателем. Весь советский народ изменил советскому правительству и советскому народу. Без единого выстрела советский народ сдался, и больше нету советского народа. Так что я ледокол, я пошел впереди, а вы пошли за мной следом. Viktor Suvoroviga kohtume ka veel mitmes järgmises saates. Juttu tuleb tema õpingutest Nõukogude Liidu luurekoolides, raamatute kirjutamisest ja lugejatelt saadud kirjadest. Kirju on aga möödunud aastatega tema arhiivi kogunenud üle 17 kuupmeetri. Järgmises saates meenutab Igor Gräzin 1980. aastate esimese poole meeleolusid Moskvas. Põnevatest reisidest Siberi põllumeeste juurde räägib Ivar Raig. Suurte ümberkorralduste algusele heidavad pilgu asjaosalised ise, Mihhail Gorbatšov ja Aleksandr Jakovlev. Seetõttu panimegi järgmise saate pealkirjaks Suure laeva pööramine.